Tere, hea televaataja, kes sa oled praegu oma kodus, pere keskel või vaikses üksinduses, haiglas või hooldekodus. Kus sa ka poleks, ma soovin sulle õnnistatud jõule. Need pühad on olnud ühed kallid rõõmupühad meie esivanematele läbi sajandite. Ja neid pühi peetakse ka täna nii paljudes maailma paikades. Ajad muutuvad, kombed tavad koos nendega, aga muutumatult samaks jääb jõulude sõnum. See on olnud üks ja seesama sellest esimesest jõuluööst saadik, kui inglid läksid karjastele Vetlema väljal kuulutama: vaadake, teile on sündinud päästja. Küllap sa tead, oled kuulnud, et jõululapsest sai maailma lunastaja. Et tema oli see, kes päästis inimkonna selle kurjusest ja süüst. Eks seda teadsin ka mina varemgi ja sain aru, et see on üks suur ja tõsine asi. Ent ühel hetkel rabas mind jalust taipamine, et ta on tulnud minu pärast, et mina olengi see, kes on hädas, et mina vajan päästmist ja tema on tulnud tooma mulle rahu, vabastama mind hirmust ja kaduvuse käest. Ja televaataja, just samal kombel on ta tulnud sind päästma sinu pärast siia maailma. Ja nõnda me oleme Jumala ees, me ei ole ju seda küsinud, seda palunudki võib-olla. Ent nii nagu päästemeeskond ei uuri kõigepealt, kas põlevas majas või uppuval laeval olev inimene tahab saada päästetud või kas ta üldse adub oma olukorra tõsidust, nii ei korraldanud küsitlust ka Jumal. Nähes meid meie täbaras olukorrast, ta tuli ja andis ennast meie eest ja meie heaks. Ja sellepärast oleme me täna koos siin Risti kirikus. Oleme koos, et sellest imest osa saada, et me seda taibata võiksime. Oleme siin Risti kirikus, mis asub poolel teel Padise kloostrist Vihterpalu, Seene ja Marja metsade poole. Oleme siin 700 aasta vanuses pühakojas, et saada osa sellest rõõmust. Hea televaataja, ma kutsun sindki kaasa sellesse kirikusse. Siin kirikaias on meil vabadussõja vabadussammas. Jõulud ühendavad meid nende meestega, kes omal ajal meie vabaduse eest surid ja kelle auks see sammas on seisnud siin puutumatuna läbi kogu okupatsiooni aja. Jõulud ühendavad meid lastega, nii nende lastega, kes meil kodus ringi kilkavad, kui ka nendega, kes kaugel on. Jõulud ühendavad meid ka nende lastega, kellele Jumal andis kojukutse juba nende sündimisel, kellele ei olegi antud elada seda maist elu. Nende mälestuseks on siin kirikaias Vaikuse laste rahupaik. Ja see ühendus sünnibki jõululapse läbi, Jeesuse Kristuse läbi, kes on elav Jumal, kes on surma ära võitja. Surma lips on läbi, surma laul on lauldud ja nüüd laulame meie, laulame tänus ja imestuses ja rõõmus. Peatselt oleme koos sinuga Risti kirikus jõulujumala teenistusel ja ma soovin, et kõik see võiks puudutada sinu mõtteid, sinu meeli, sinu südant. Andku Jumal, et me võiksime üheskoos sellest juba sündinud imest osa saada, seda taibata.
Issand, kui auline on sinu nimi. Mis on inimene, et sa tema peale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolt kannad. Sa oled oma käsivarrega lunastanud oma rahva. Mu süda hõiskab, ma olen rõõmus su õnnistuse pärast. Üks laps on meile sündinud, üks poeg on meile antud, kelle õlal on ta valitsus ja temale pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Seepärast tunnistagem Issandale üheskoos südamest üles kõik see, millega oleme eksinud Jumala ja kaasinimeste vastu. Tunnistan sinu ees, püha Jumal, et olen sageli ja mitmel viisil teinud pattu mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega. Mõtle minule oma halastuses ja andesta mulle Jeesuse Kristuse pärast. Issand, halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kui see on teie kõigi tõeline tunnistus ja palve, siis kostke jah. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete. Oma patu tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu. Ja mõistan teid meie Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõikidest teie pattudest lahti, Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. täname sind sinu suure au pärast. Issand Jumal, taevane kuningas, Jumal kõige väeline Isa. Issand ainusündinud poeg, Jeesus Kristus, Issand Jumal, Jumala talisa poeg, kes sa maailma patu ära kannad, halasta meie peale, kes sa maailma patu ära kannad, võta kuulda meie palve, kes sa istud
isa paremal käel, alasta meie peale. Kiidame sind, me ülistame sind, me kummardame sind, me austame sind. Sest ainult sina oled püha, ainult sina oled issand, ainult sina oled kõrgeim, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala isa kirkuses. Issand olgu teiega. Ja me kõneleme oma palves Jumalaga. Issand, sina kõige rõõmu allikas, Jeesuse sünni läbi oled sa selle maailma pimedusse läkitanud helendava valguse. Me palume sind, tule oma vaimu läbi meie juurde ja kõneta meid täna nõnda, et meie süda saaks täis sinu helgust ja sära. Aita meil üha enam taibata, millise suure vabaduse sa meile oled kinkinud ja millise helge armastusega sa meid juhtida tahad. Aamen. Lugemine 1. Johannese kirja 4. peatükist. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastust, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. See on Jumala sõna.
Me tõuseme, et kuulata rõõmusõnumit Jeesuse inimeseks saamisest, kirja panduna evangelist Johannese poolt. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimeduses ei ole seda omaks võtnud. Ja tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt. See on Jumala sõna. Ja me tunnistame üheskoos oma usku. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
Armas kogudus, siin kirikus ja üle kogu Eestimaa soovin teile õnnistatud jõulupühi. Jõululugu Petlemmas sündinud lapsest on siin Risti kirikus räägitud juba oma 700 aastat. Paljudes maailma paikades veel kauemgi. Aastast aastasse ikka see lugu vastsündinud Jeesusest loomasõimes, Maarjast ja Joosepist, inglitest ja karjastest. Nii kena tuttav lugu, et me ei tee sellest enam õieti väljagi. See on nagu muinasjutu pilt, mille sügavama tähenduse üle ei ole tavaks juurelda. Me kuulsime aga äsja, et evangelist Johannes räägib Jeesuse tulekust siia maailma teisiti. Ta ei räägi jõulusõimest, vaid tõelisest valgusest, mis tuli maailma ja sellest, et maailma pimedus ei võtnud teda vastu. Vahel aitab just see teisiti rääkimine, teise nurga alt harjumuspäraseid asju uue ja värske pilguga näha. Ja ehk aitab meil jõulusündmuse tähendusele lähemale jõuda ka üks hoopis teine lugu, Edwin Abboti poolt kirja pandud Lapikmaa. See Lapikmaa on maa, kus elu toimub ühel tasapinnal, kus on ainult 2 mõõdet. Te näete siin selle lehe peal igasuguseid kujundeid. Siin on kolmnurk ja ring, ruut, isegi üks joon. Lapikmaal käibki elu otse kui tohutu suurel paberilehel. Need kujundid ei seisa seal paigal, nad liiguvad selle pinna peal ringi, aga nad ei suuda sellest kõrgemale tõusta või madalamale laskuda. Selliseid mõisteid nagu kõrgem või madalam või vasakul või paremal seal polegi. Nad elavad seal maal oma vilgast elu, neil on seal koolid ja teatrid ja väljakud, on arste, on õpetajaid, on sõdureid, nad abielluvad ja saavad lapsi. Selline kena korralik elu. Ja nad on uhked oma liikumisvabaduse üle, ainult et nad sebivad ühel tasapinnal ringi nagu mööda hiiglaslikku paberilehte ja neil ei tule pähegi, et midagi muud, kõrgemat või madalamat võiks üldse olemas olla. Ja siis ühel päeval saabub Lapikmaale saadik teisest maailmast, ruummaailmast, sellisest, mille sarnases meie elame. Ja see saadik oli ise ka muidugi ruumiline olevus. Ta oli kera. Aga kui ta Lapikmaa peale laskus, nägi ta sealsete elanike jaoks välja ikkagi nagu üks tavaline lame ring. Sest vaadake, kui üks kera pinnaga lõikub, siis ta näeb seal välja ikkagi lihtsalt ühe ringina, mis siis, et ta on kera. Ja nüüd see kera püüdis seal lapikmaalastele kogu hingest seletada, et on olemas ka teistsugune maailm. Maailm, kus asjadel on 3. mõõde. See tähendab, et lisaks pikkusele ja laiusele eksisteerib ka kõrgus. Ent nemad ei uskunud tema jutust sõnagi. See ruummaailma saadik, see kera, valis siis Lapikmaa elanike seast välja ühe aruka mehe, matemaatiku, ning püüdis talle selgitada, et on olemas ka teistsugune maailm. Selline, kus saab liikuda mitte ainult mööda tasapinda, vaid ka üles ja alla. Et lisaks ringile eksisteerib ka kera, et lisaks ruudule on olemas ka kuup. Et maailm on palju avaram, kui seda seni Lapikmaal arvata osati. Ja kui see nutikas lapikmaalane teda ikka ei uskunud, võttis ja rebis see kera selle targa mehe lihtsalt sealt lamedast maailmast välja 3-mõõtmelisse ruumi. See oli mehe jaoks šokk ja ilmutus ühte aegu. Ta nägi, ta mõistis nüüd. Ta silmad otse kui avanesid ja ta taipas, mida saadik oli kõnelenud. Ja see taipamine oli vaimustav. Paraku pidi mees oma vanasse maailma tagasi pöörduma, kuid ta teadis nüüd. Ta oli kogenud ja näinud, et on olemas midagi palju võimsamat ja täiuslikumat ja ta püüdis seda teistelegi seletada. Ta üritas neid veenda, tuua neid välja nende piiratusest, näidata üht kaunimat ja elamisväärsemat maailma. Mis te arvate, mis temast sai? Jaa,
Sellise jutu rääkimine oli Lapikmaal rangelt keelatud. Selle eest tehti naerualuseks ja saadeti vanglasse. Kera osas otsustati, et ta on valetaja. Kes tuleb lihtsalt hukata, ta on tavaline lame, ringjoon, tavaline suli. Me võime ütelda, kuidas siis nii? Kuidas nad ometi aru ei saanud, et näiteks ühel raamatul saab olla palju lehti ülestikku, et raamat saab olla mitte ainult pikk ja lai, vaid ka paks, et liikuda saab mitte ainult vasakule ja paremale, vaid ka üles ja alla. Aga näed, nad ei saanud aru. Hullem veel, nad ei tahtnudki aru saada. Nad olid veendunud, et nende 2 mõõdet on täius ise ja nende enda arusaamad ainus õige viis asju näha. Iseennast täis olles olid nad kurdid tõele ning pidid jääma oma piiratusse ja pimedusse. Jõulude sõnum on, et Jeesus tuli Jumala saadikuna inimeste maailma, nõnda nagu see kera saabus Lapikmaale. Ta ei oleks pruukinud tulla. Jumal oleks võinud õlgu kehitades vaadata, kuidas oma loojast ära pöördunud inimene elab oma piiratuses, vahel õnnelikumana, vahel õnnetumana, ent alati pooliku ehk siis lapikuna, taipamata, milliseks eluks ta tegelikult loodud on. Aga Jumal ei kehitanud ükskõikselt õlgu. Ta ei pööranud meie pealt oma pilku ära. Ta hoolis sedavõrd, et tuli ise siia meie Lapikmaale, meie lameduse keskele. Jõululaps sirgus suureks ning kuulutas teistsugust tõelisust, kuulutas Jumala riiki. Ta kuulutas ja elas tõeks Jumala armastust. Ta tuli, et päästa meid ära meie katkisusest ja piiratusest, meie lapikusest ja lamedusest. Ta tuli, et kinkida meile tõeline elu. Kui me nüüd veel kord seda lehte vaatame, siis võib öelda, et Jeesus tuli selleks, et meie võiks näha ja kogeda ühte uut, seni tundmatut või ammu unustatud mõõdet. Sest et meie sebime siin selle maa peal ringi, just nõnda nagu need kolmnurgad, ruudud ja sirged oma Lapikmaal. Ja nagu nemad, oleme ka meie veendunud, et see ongi kõik, kogu maailm, kogu tõde ja me ei tahagi teada midagi muud, me ei tahagi kuulda, et on mingit sügavamat ja mõttekamat elu kui meie oma väike Lapikmaailm. Me ei taha teada, et võiksime elada elusamat elu, olla inimesemad, kui oleme praegu. Johannes evangeeliumi alguses öeldakse, et Jeesus tuli siia maailma tõelise valgusena, ent selle maailma pimedus ei võtnud teda vastu. Ta osutus üleliigseks ja tülikaks. Ta oli kahtlane kuju, kes püüdis uppi ajada selle maailma arusaamu ja elukorraldust. Meie inimesed olime nii veendunud oma õiguses, nii ennast täis, et me tõukasime ta välja. Jah, me teotasime ja pilkasime jõululast. Me sülitasime talle näkku, me peksime ta ristipuule nii, et ta suri. Ent ristiusu sõnum on, et ta võitis kurjuse ja surmaväe, et tema on üles tõusnud ja elab. Kas me suudame seda kuulata? Või katame kõrvad kinni ja ütleme, et seda lugu me nüüd ei tahaks. Võtame telekapuldi ja klõpsame teisele kanalile, sest see lugu häirib meid, see ei tekita õiget jõulutunnet, sellest ärme räägi. Aga kui me sellest loobume, siis me lükkame tagasi ka tõelise tulija. Siis me jääme oma pimedusse täis libatõdesid ja lahendusi. Me jääme oma murede kammitsasse, keeldudes vastu võtmast abi. Jõulusõnum meile, head sõbrad, kõlab täna aga just nõnda, nagu see kõlas toona Betlemmas. Teile on sündinud päästja. Tema on tee valguse küllasesse maailma, tee Jumala armastuse juurde. Ta on sündinud isiklikult sinule. Ja see, kes toona sündis, on täna ise siin ristikirikus ja igas kodus,
vaeses ja rikkas, siin meie juures. Andku Jumal, et me laseksime end lahti rebida oma lapikmaast, et näha ja kogeda tema tõelisust. Avagu ta ise meie südamed ja silmad, et meie elu võiks omandada jumaliku mõõtme ja me võiks leida selles vabaduse ja hingamise. Aamen. Teateid Risti koguduses toimuva kohta leiate infolehtedelt ja alati ka koguduse kodulehelt www.ristikirik.ee. Iseäranis juhin teie tähelepanu, et peatselt seisab ees laste ja noorte ühine sõit Tartusse Ahaa keskusesse ning jaanuaris toimub järjekordne teismeliste minilaager koguduse majas. 12. jaanuaril aga algab uus leerikursus täiskasvanutele ja mu sõbrad, see on hea võimalus õppida tundma seda 4. jumalikku mõõdet, mis meiegi ellu avarust võib tuua. Järgmise laulu ajal aga toimub korjandus, mis on mõeldud kirikaia elektrivõrgu ümberehitustöödeks, et meie vabadussõjas langenute mälestussammas võiks saada väärika ümbruse. See sammas saab tuleval aastal 90-aastaseks ning on üks väheseid, mis on Nõukogude okupatsiooni puutumatult üle elanud. Südamest suur tänu kõigile, kelle abiga see korda saab tehtud. Nüüd aga laulame järgmise laulu Hõisaku taevad ja meie koos nendega. Amen.
Issand, sa kõige väeline looja. Sinu omad oleme meie ja sinu päralt on kõik, mis meil on. Võta vastu meie annid ja meie tänu ning luba, et need saaks kasutatud sinu nime auks, esivanemate mälestuseks ja järeltulevatele põlvedele õnnistuseks. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Ei mitte üksi suisela, vaid talvel ka siin külmal maal. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Sind jõuluks tuppa tuuakse ja küllad külge pannakse. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Oh jõulupuu, siit igaüks saab rõõmu. Oh jõulupuu, siit igaüks saab rõõmu. Su juures lapsed laulavad ja rõõmsad kinke ootavad. Oh jõulupuu, sa oled meile armas. Me kuuleme Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitust, mis tugineb Luuka evangeeliumi sõnadele. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maaria ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Armsad kaasmaalased, Jumal saatis meile oma poja vaese lapsena, kes elas vaeses perekonnas, vaeses külas, vaesel maal. Tema, kes on kõige väeline ja kõikide rikkuste looja, sünnib Betlemmas viletsas ümbruses. Ehk näitab see meile, millised on tõelised rikkused ja mis on elus tõesti oluline. Herodese dünastia ning Rooma keisririik, tolle aja suurvõimud, olid kogu oma maise vara ja mõju juures seesmiselt vaesed ning seetõttu pole neist midagi järel. Samamoodi pole midagi alles ka teistest sarnastest võimudest. Sisemiselt tühi ühiskond või ideoloogia, mis on unustanud tõelised rikkused, ei jää püsima. See, mis on oluline ja püsib, on mujal. Betlemma sõnum on selge. Tõeline rikkus on alati olnud laps ja perekond. Vaatepilt lapsukesest, kes magas sõimes, ei paku aga huvi neile, kelle ainsaks eesmärgiks on isiklikud ambitsioonid ja naudingud. Seetõttu ei teadnud Jeruusalemmas keegi, et Messias oli sündinud. Ent pühakiri näitab meile, et just selles vaesuses peitub inimkonna aare. Seda panevad tähele need, kelle süda on avatud nagu karjastel. Lastele avatud perekonnad on meie rikkus. Perekond on armastuse ja rahu osadus. Perekeskne ühiskond, kus lapsed on oodatud ja armastatud, on meie tulevik. Seevastu ühiskond,
mille peamine eesmärk on tarbimise suurendamine, ei saa püsida ega pakkuda lootust. Inimene, kes võtab aega abivajaja aitamiseks, on seesmiselt rikas ja Jumal õnnistab teda. Jõuluaeg on meie ühiskonnas liiga sageli saanud tarbimisaja sünonüümiks. Muutkem see rõõmuajaks neile, kes vajavad meie abi ja armastust. Seda tehes saame paremaks nii ise kui ka kogu Eesti ühiskond. Jõulutervitustega Eesti Kirikute Nõukogu. Me tõuseme palves kõneleda Jumalaga. Issand Jeesus Kristus, sa oled tulnud meie juurde helendava valgusena, mis on särama löönud selle maailma pimeduse keskel. Sa oled loobunud oma aust ja kirkusest, et saada üheks meie hulgast. Me täname sind, et sa oled nõuandjaks ja teenäitajaks seal, kus meie nõutud oleme. Et sina teed imesid seal, kus meie ei näe mingit väljapääsu. Sina tead meie igaühe isiklikku olukorda. Sa tead, mida me vajame. Me usaldame sind, et kõik hea tuleb meile sinu käest. Seepärast ole sina oma rahu ja õnnistusega kõigis kodudes, kus sinu sündimist tähistatakse. Me palume sind kõigi inimeste eest, kes nende pühade aegu on leinas ja vaevas. Anna meile tarkust ja südant, et me oskaksime olla ligi ja öelda häid sõnu. Lohutust kurbadele, julgustust argadele, armastust õnnetutele, andestust neile, kes süüdlaseks on saanud. Valgustagu meid sinu valgus ja paistku see valgus ka meie kaudu. Issand, tee oma tööd siin selles vaevases maailmas ja kasuta meid oma tööriistadena, et me võiksime jõuliselt abiks olla hooleta jäänud lastele ja noortele, vaevatutele, näljastele ja üksildastele. Tule meie sisse, võta meie sees kuju, et me võiks olla täidetud armastusega, mida me nii vajame, et me võiks olla täidetud usu ja lootusega. Issand Jeesus, rahu ja rõõmu oled sa meile toonud. Aita meid, et me tunneks sinus ära Jumala armastuse ja helduse. Sina oled meile imeasju teinud, seepärast kiidame me kõrgeks sinu nime nüüd ja igavesti. Issand ütleb, tulge minu juurde kõik, kes soovite, kes tahate saada hingamist. Tulge kõik siis armulauale, et osa saada Kristuse ihust ja verest ja tema õnnistusest.
tõstke südamed Jumala poole. Tõstame südamed Issanda poole. Tänagem Issandat, oma Jumala. See on õige ja kohus. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõigeväeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse, oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu aunimele kiituse laulu. Me palume sind, halastaja taevane Isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu söömaaega. Tänas, andis neile ja ütles: võtke, jooge kõik sealt seest, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote, minu mälestuseks. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nii sageli, kui te sellest leivast sööte ja karikast joote, te kuulutate meie Issanda surma ja ülestõusmist kuni tema tulemiseni. Issanda rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Oh
issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Ja tema heldus kestab igavesti. Me palvetame. Issand Jumal, taevane Isa, kes sa meile oma poja oled lunastajaks andnud, me täname sind südamest, et võime sinu palge ette tulla ja julge lootusega sind paluda. Tänu olgu sulle su püha sõna ja armu eest, mida sa meile jagad. Tänu, et me tohime minna läbi elu ja teada, et sina oled kõrval, et sina annad jõu, et sina näitad valgust. Juhi meid siis läbi pühade ja argipäeva igavesse ellu, selle sama sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista